Ma räägin siis oma tunnistusest ja imest, mis see aasta minu elus on juhtunud. Kes ei tea veel, siis selle aasta 19. veebruaril juhtus minuga suusaõnnetus. Ma käin iga aasta mägi suusatamas ja mulle väga meeldib see hobi. Aga see aasta kukkusin, võib öelda, et õnnelikult ja võib öelda, et õnnetult. Seal olid mitu asja, mis nagu mängisid kokku. Aga see, kuidas Jumal mind hoidis selles olukorras, mina sellest õnnetusest midagi ise ei mäleta. Minu jaoks oli see üks hetk suusatad, järgmine hetk ärkad haiglavoodis, inimesed toimetavad su ümber, ma olin just operatsioonilt tulnud ja ma ei saanud väga täpselt ma toibusin. Aga esimene asi, mida ma mäletan, on see, et mul oli rahu südames ja Jumal ütles, et ära muretse, see on ajutine. Ja see on nii suur ime minu jaoks, sest et ma olen õppinud Jumalat elu jooksul usaldama, käies läbi igasugustes olukordades ja kuna mul ei olnud mitte millegi muu peale toetuda see hetk, siis ma võtsingi ja täiega lihtsalt usaldasin ja ma ei ole kordagi muretsenud sellest ajast saati. Aga mis minuga siis see õnnetus oli selline, et ma lendasin väideltavalt siis selgeis vastu puud. Viimane mõõtmise kiirus oli kuskil 70 kilomeetrit tunnis. Ma arvan, et ma ikkagi see ei olnud kõige kiirem koht Nõlval ja ma jõudsin ka pidurdada, et ma pigem arvan, et see õnnetus oli kas 40 või 50 kilomeetrit tunnis. Ja kui need puud seal ees ei oleks olnud, siis ma oleks lennanud rajast välja ja kuhugile kaugemale. Nüüd mul läks katki 2 seljalüli, oli täitsa puruks ja ühel oli mõra sees. Ja mulle pandi seljaplaadid 5 lülile, et esimene ja viimane terve lüli siis toetavad oma vahel. Seljaõnnetuse puhul on see millimeetrite mäng, kus kas sa üldse enam taastud, kas sul jalad üldse kas sul hakkab käima midagi. Või minul esimene nädal aega ei liikunud allapoole rindkere, ei liikunud mitte midagi. Nädal aega hiljem alles umbes oli see, kus ma higimull otsa ees kogu jõupingutusega suutsin korraks suurt varvast liigutada. Ja sealt arstid olid rõõmsad õnnelikud, et see on mega hea märk ja sealt on taastumise võimalus ja kõik on super. Kas nüüd super, aga selles olukorras arstid ütlesid, et mida aega edasi. Ja arstid on öelnud, et ma taastun kuidagi ebatavaliselt kiiresti. Ja ma olen kogu aeg olnud õnnelik selle asja juures ja ma olen olnud rõõmus. Ma pole langenud kordagi masendusse. Isegi kui see kateeter sisse pandi, arst ütles et tead, paljudel juhtudel sinu õnnetuse puhul see asi jääbki. Ma ütlesin kohe, et ei jää. Pane tähele, ma ei võtta seda vastu, see ei jää. Ja mõned kuud hiljem see võeti juba ära niimoodi, et kogu see süsteem naturaalselt toimis. Aga tegelikult see ei ole see ime kogu asja juures, et Jumal seda millimeetrit ära hoidis. Vaid suurem ime selle asja juures on see, et Jumal on mind tervendanud sisemiselt. Ma olen tervem inimene, kui ma olin enne õnnetust. Meil kõigil, mitte kõigil, aga enamustel me tuleme lapsepõlves kasvame kas mingisuguste puudujääkidega või traumade või mille iganesega, mis saadavad meid terve elu. Kas võib-olla ka terve elu mitte, aga me võitleme osade asjadega, mis on meid ammu kaasa tulnud. Ja mul oli selline väljateenimisvajadus kogu aeg. Mul oli millegi puudus, mis võib-olla toitis minu seda, et miks ma olen olnud hästi aktiivne, tahan igal pool kaasa toimetada. Ma tahaks teenida välja armastust. Ja see oli minu see kütus ja ka minu toksilisus mõnes mõttes.
Aga ma ei osanudki sellest tahte lahti saada, sest et ma olin nagu selle tundega kasvanud kogu aeg ja see oli nii osa minust. Ja veel igasuguseid erinevaid selliseid väikseid asju, mis ma ei osanud lootagi, et ma sellest lahti sain, sest et see oligi mina nagu see, ma ei osanudki teistmoodi ette kujutada. Aga praegu mu sees on rahu ja mu sees on vaikus. Mul ei ole väljateenimisvajadust, olles selles olukorras, kus ma sain haiglavoodis sügavalt elu üle järgi mõelda, mis on tähtis, mis ei ole. Ja kuidas Jumal mind kannab ja Jumal armastab mind, ma tundsin, et Jumal armastab mind see, et täpselt sama palju kui see, et kui ma tegin midagi kogu aeg. Ja ma mõistsin, et nagu sellel pole mitte mingit vahet, kas sa teed midagi või mitte. Jumal armastab sind. Jumal hoiab sind. Ja ma olen nagu nii siiralt tänulik Jumalale, kuidas see on minu jaoks müstiline, sest et sest need sisemised traumad või sisemised probleemid on mõnes mõttes nagu keerulisemad, sest nad on nähtavad, teised ka ei näe. Neid on nii ilus, need on nii hea varjata selles mõttes, et ka mul oli ka mingil määral üleolevusprobleemi võib-olla või natukene uhkust ja loomulikult silma nähtavad probleemid, kui sa enda puhul ära tajud need, sa oskad need hakata varjama, sa oskad teiselt, sa oskad alandlikku nägu teha. Aga sisemiselt sa vaadled mingi asjaga, sa võitled kogu aeg mingi asjaga ja mul ei ole seda enam. Ma tunnen, et minu üks ajupool ei manipuleeri teist ajupoolt enam. Ja ma olen nagu rahulikum ja ma olen õnnelikum inimene praegu. Kuigi mul on palju asju, mida ma teha hetkel ei saa. Aga ma tõesti, ma ütlen päriselt, ma olen nii rahul selle olukorraga. See on nagu minu jaoks nii müstiline, aga mul on ma arvan, et te saate aru, mida ma mõtlen selle, kui ma ütlen, et mul on hea meel, et nii läks. Sest et Jumal selle füüsilise vigastusega murdis ka minust lahti midagi, mis ei pea seal olema. See, mis oli minu sisse juba nii kasvanud, see tuligi lahti murde. Ja Jumal ei lase head kriisi raisku minna. See on minu jaoks hämmastav. Aga see ongi Jumala usaldamine. Ja see on ka hea treening olnud praegu või selline katse mulle, et nagu kas usaldad sellises olukorras. Mul oli palju põhjuseid, miks minna paanikasse. Ma olen 31-aastane mees, mul on palju elu ees veel, mul on karjääri loomine on pooleli, mul on pere luua soov, mul on kõik asjad ees ja nüüd vaatan, et nagu pool keha ei tööta. Ja mul ei kordagi läinud nagu mõtted enesaletsuse peale või et oleks nagu raske olnud. See on kõik nii kerge olnud. See on lihtsalt ongi, Jumal kannab käte peal. See on otseses mõttes. Ja Jumal on andnud ka mulle jõudu igasuguste asjade jooks ja minna edasi ja suruda. Loomulikult see ei ole kerge olukord. Mul on selles olukorras olnud pisaraid, mul on olnud selles olukorras raskusi, mul on olnud selles, ma lähen nagu mõnes mõttes närvi. Aga need on olukorrad väiksed siuksed. See ei ole see, et ma passiivselt nagu ujun mingisuguse kehva asja sees. See on nagu, mul on väga, need on raske sõnadesse panna ja kogu see asi, mis ma siin kirjeldanud olen, et te näete ise, kui suur Jumal on. Et ta on niimoodi hoidnud ja päriselt ma olen õnnelik. Eile ma sain esimest korda, läksin ilma karkudeta alla korrusele ja sain kohvitassi endale üles korrusele kaasa võtta. Et need väiksed võidud, kõik need teevadki nagu rõõmu. Ma ennem nägin nii palju vaeva, et mingit rõõmu saada kuskilt. No ma sain ka ja ma nägingi palju vaeva, aga nüüd ma lihtsalt Jumal annab. Ja kõik on õnnistatud selle koha pealt, et inimesed küsivad, et kuidas sa finantsiliselt hakkama saad või nendega. Tead, need asjad on niimoodi nagu juhus otsa kogemata asjad mingid kokku jookstud ja kuskilt tulevad mingisugused asjad isegi see, et ma pidin töölt juba 6 aega tagasi enne õnnestust ära olema. Ja raamatupidaja oli lihtsalt unustanud mu töölt ära võtta. Ja mul oli kõik olemas nagu see, et kui see asi juhtus. See on lihtsalt üks väike näide, kuidas Jumal on kõik asjad nagu kannud ja kuidas kõik on nagu nii kerge olnud praegu. Aga siin ma võib-olla võtakski otsad kokku ja ma tahan lihtsalt tänada Jumalat selle eest, kuidas ta hoiab ja kellel iganes see on raske. Igal asjal on oma aeg. Ma ei tea, miks selles olukorras ollakse või kes iganes enda olukorras tunneb, et ta raske. Igal asjal on oma aeg. Jumal ei jää kunagi hiljaks ja Jumal tahab tuua sinust välja parima.
ära puikle vastu, lihtsalt ole avasüdamega Jumala poole, et küsi kas või vastused, Jumal, miks, aga ära kibestu, ära mine trotsi täis, ära kurvasta, vaid lihtsalt usalda Jumalat. Nagu laps usaldab sinisilmselt oma vanemaid, no oleme peast, aga tõesti, Jumal on ustav, Jumal on päriselt ustav. Aitäh!